kuidas välja tulla kaotustest? Üks variant on see, et kui me teeme selle sama revisjoni, ehk siis situatsiooni kaardistame, kuhu me oleme jõudnud. Kuidas see mõjutab meie igapäevaelu, kuidas see mõjutab meile olulisi inimesi. Miks olulisi inimesi? Seepärast, et väga sageli need, kes meile on kõige tähtsamad ja kõige olulisemad, need ongi need, kes motiveerivad meid kõige rohkem edasi minema, kõige raskematel aegadel. Ehk siis, kui ma kaotasin esimest korda, ma olen 2 korda elus kaotanud kõik, välja arvatud tervise ja lapsed, siis ma ütleks, et kui mul poleks olnud neid väikseid lapsi, siis ma ei tea, kas ma oleks sellest välja tulnud. Aga kuivõrd nad olid olemas, siis just see sama moment, et kui ma mõtlesin, et mismoodi minu käitumine mõjutab neid igapäevaselt, ehk siis masendunud ema, depressiivne käitumine, lapsed korjavad selle üles, nad ei saa aru täpselt, mis on, nad üritavad hakata kompenseerima seda igatipidi, teid üles tõstma ja nii edasi, nad ei saa elada ka enda elu. Ja võt, see ongi see, et kui teie kannatate, siis te panete ka oma lähedased kannatama. Aga siin ei ole mõtet ennast sellest süüdistama hakata, vaid on vaja lihtsalt tegutsema hakata. Lisaks, ma mäletan seda, kuivõrd vihane, tige olin, kuivõrd pettunud, kibestunud, kuidas nad said minuga käituda niimoodi, see on nii ebaaus ja nii edasi. Ükski siuke halb asi, mis meie elus juhtub, tegelikult ei ole ju kunagi meie arvates hea ja tore ja jube aus. Ei ole. Ja me süüdistame sellest teisi ja me mõtlemegi ennast ohvriks ise, aga tegelikult see võib olla parim asi, mis teie elus on juhtunud. Miks? Sellepärast, et elus on alati niimoodi, et me teeme mingeid otsuseid ja me langetame otsuseid lähtuvalt hetkesituatsioonist. Lihtsalt selle informatsiooni baasil. Kui nüüd on seal väliseid mõjutegureid ja kunagi me üksinda ei saa mõjutada ühtegi situatsiooni. Seega me ei saa üksinda olla süüdi mitte milleski. Ja võt, sellepärast see ongi just, et kui me sellest aru saame, siis me saame juba hakata edasi liikuma. Ja nüüd ongi, et kui ma langetasin ka tookord otsuse, et see oli muuseas täiesti juhuslik, et kui ma jätkan samamoodi, olen kibestunud, pahane, tige, ei usalda kedagi, olen kurb, depressiivne, ma ei meeldinud enam iseendale. Ja ma otsustasin, et ma ei taha olla enam selline. Ja tegelikult sellisest otsusest juba hakkab